Zipcar. Zipcar. Yeah. Okay, driver is coming there. Yeah, the driver will come. All security. Toyota Avanza, sir, is also 7-seater car. Yeah, I know. And this one, just like this one. Nick was here, but tomorrow you can not now. Tomorrow. Okay, what time tomorrow we can? No, 12, yeah. 12. It's possible 12. 12, yeah. Okay, I give you one. Be careful. Now, tonight, finish this one. We will wait only the laundry. Oh, we can get our No, you can get now. Oh, nice. They change their mind. Ah, They can, okay. But how long it takes? Maybe 20 minutes, maybe. I believe. 20 minutes. No problem. World record. Bye. Bye. Tomorrow. I am afraid! It's not afraid! Let's go! Woo! Nüüd on asi nii kaugele, me siit hotellist ka ära sõit Sepu linnaomast ja lähme võtame uuesti lennujaama. Rendiauto, et saaks minna Oslopisse ja äkki hommikul saame Haide kujuma minna, aga see on tegelikult keelatud radastooli inimestel, me siin kõik asjad, mida me teeme. Loodame, et saame selle tehtud. Kirjutame ennast praegu hotellist välja ja maksame ära ja takso juba ootab jälle, lähme selle pisist taksoga. No jah, takso just juba imestas, et kas kui rendiauto võtame, et kas tuleme magasile siia järgi. Imestas, et me topime talle kõik autosse. Häid asju ja häid inimesi mahub ikka väiksesse autosse palju. On nii või? No võt, jah. Niimoodi me olemegi siin nagu mustlased. Kodutud nagu me oleme. Näpakas on nurgas, kott on jalgade ees, üks kott on siin. Kohver üles. Ja kohver on Indrekul eest üles, siin vahel on kohver. Mahub ära küll, kui vaja. Lähebki nüüd sõiduks. Lähme võtame siis Zipcarist auto. Alles täna hommiku Kukisin ära selle läbi Skyscanneri. Autojuht muretseb, vaatab, et Indrekul on jalg vastu armatuuri, et ega ta valus ei ole. See on nagu hoolitsev taksojuht, kes meiega praegu on nii, jah? 40 minutit ootas, aga midagi käima ei pannud, et hakkasime sõitma, siis pani taksomeetri alles käima. Siin on takso ikka väga odav, on ju? Selles suhtes isegi me sõitsime lennujaamast kauba, sõitsime siia pool tundi. Umbes, jah? Ja, maksime 315 kohalikud, siis ei ole nagu mitte midagi. 5 eurot või? No 3 juba. Et sellise raha eest, ma arvan, pool tundi sõitu. Ei ole mitte midagi. Jah, täitsa okei. Nii räigelt rapsivad nende klientide pärast. Nad ootavad ja möllavad, iga klient on nagu nii oluline, et nagu kas neid taksosid siis ülekülluses või? Võib ka seda olla, jah. Samas tundub, et nõudlust on ikka, ega tänava peal ka, kui kinni püüdsime, ega enamus taksod olid klientidega. Lõpuks üks jopa silma, aga... Samas nagu väga kaua aega ka ei läinud. Kiiresti see. Ei, ma lihtsalt mõtlen seda, et mille jaoks pingutada nii palju ja teha nii palju, kui see nii madal kavel on. Armastavad oma tööd. Aga siin on jah naljakas see, et siin on kõik taksometid olemas. Need on peaautorehvid, mida põhimõtteliselt polegi peal. Ja, kõik on slikid. Ja siin on tavaline, keegi mitte midagi kuskil ei tea, kus midagi asub, ise elavad oma kodulinnas, nagu ütleme niimoodi, et linnad pole nii suured. Nüüd läks autojuht vaatama, kus kohas see Zipcar on, et kus me selle rendiauto asukoht üldse on. Küsisime tee peale ja me alati seisma, küsime kogu aeg igast asju. Et see on nagu kummaline meie jaoks, aine? See on nagu, jah, imelik, et sõidavad ka ja kus see veel asub. Et klient peab ise teadma, kuhu ta täpselt läheb. Zipcar. Siin ongi või? Jaa, me lähme ikka autoga. Lähme autoga. Täpselt ei saa aru, mis siin sebimine käib. Auto tuli ka meil appi. Järgmise juurde, on ju.
Ma sain aru, et nad said aru. Okay, driver is coming here. Yeah, the driver will come here, bring to office, sign papers, get the car there. Okay. Only 5 to 10 minutes. Yeah, no problem. We waiting here. Yeah. Thank you. 5-10 minutit ja tuleb siia mees koos paberite ja autoga ja saame auto kätte. Saab uus seiklus alata. Yeah, I stand. They're all security. Me ei taha ju, meile nüüd hakatakse seda Jeepi ei ole ja nüüd hakatakse pähe määrima mingit Avensist ja see võib olla mingi universaal, aga me ei mahuta, ma ei taha selga tappa, seal ei ole pointi, autot ei ole. Nii nagu ikka. Nii nagu Tais seda autot ei ole, mis me teenisime ja nüüd on järgmine auto, mida ei ole ja Avensis, noh, Avensis on madal, ta võib öelda küll, et see on suur, aga Avensis on sõiduauto ja sõiduautot me ei taha, me oleme sõiduautos. No, eile ka 6 tundi kokku seda trippi lihtsalt, mul on see seljaajust simulatsiooniseade on, pressib seljast välja ja vaata. Ots on väljas, ma ei saa istuda niimoodi. Toyota Avanza sir is also 7-seater car. Yeah, I know. And this one, just like this one. Pilt on pilt, autot oleks vaja näha. Näita, mis auto on. No ta räägib seda keskmisest Avensis, aga pilt on pilt, autot oleks vaja näha. Ta võib sõida auto sellest, ta on natuke võib-olla kõrgema. I don't know. I want to see, I don't know. You can just choose another car in our office, sir, if what you want. Because there's so many cars over there also, but you can choose. The shuttle is coming here already and take you to the office. Yeah, but no if you don't like the Avanza, you can just choose another car. Okay. Ühesõnaga on niimoodi, et siis ta tuleb siia selle Avensisega ja kui meil Avensis ei sobi, siis me läheme tema office'isse ja me valime järgmised autod. Aga noh, ma saan aru küll, et ta võib-olla Avensis on natuke kõrgem, aga jalad peavad olema sirgelt maas, nagu sina istud, tahad ees istuda. Ma läksin selle mugavuse sulle ja noh, aitab, mõtleme näiteks tervise peale. Sellepärast saigi valida, me oleks võinud võtta ju sõiduauto 50 euroga 8 päevaks, me võtsime 118 eurot, et siis kaob nagu see mõte ära, mille jaoks me siis seda Jeepi üldse võtame, kui peame sõiduautoga leppima.